Tõnis Helme Tartu Observatooriumis töötan astronoomina ja räägin siis ühest instrumendist murdobservatooriumist, teisest observatooriumist, millest loodetavasti saab kogu maailma astronoomidele üks hästi oluline infoallikas. Ja jutus tuleb jah, et praeguseks nimetatud Vera Rubini observatooriumist. Ja mis asi siis on? Hakkame peale nii-öelda, et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada algusest. Et see algus oli umbes 1996. aastal, kui hakati tegelema sellise asjaga, mida tänapäeval nimetatakse supernova kosmoloogia, kus järjest kaugematest galaktikatest avastati üks A-tüüpi supernovasid. Ja nende kohta loodetakse, et nende heledus on võrdlemisi konstantne ja või vähemalt saab seda heledust hästi nii-öelda teada, et kui hele see siis täpselt on, et seal on natuke variatsioone nende erinevat tüüpi 1A supernovade vahel või individuaalsete nende vahel. Ja selle abil avastati, et meie universum, mida kaugemale me vaatame, siis seda kiirem universum, universum paisub kiirenevalt. Et varem paisus aeglasemalt, mida kaugemalt, see mingisugust kauguste vahemikus. Väga kaugel. Ja seda siis hakati selgitama sellega, et tegu on tume energiaga, mis on siis Einsteini üldrelatiivsusteoorias on niinimetatud lambda liige, mis pandi sinna algselt nagu natuke Tambovi konstandiks, et see on see konstant, mis asjad õigeks teeb, et pandi juurde. Aga sellele tekkis ootamatult sisu. Et see siis on neid supernovasid vaadeldi ohtralt. Selle põhjal on saadud ka Nobeli preemia, füüsikapreemia. Aga see on üks vaevaline ettevõtmine, sest need supernovad, üks asi on, nad on kaugel, nad on nõrgad. Ja teine asi, et taevast, eriti just nõrkade objektide pool olevat taevast on keeruline jälgida, sest valdavalt tänapäevased teleskoobid on hästi kitsa vaateväljaga. Või kui neil on lai vaatevälj, siis on nad pisikesed. Aga et selline projekt nagu tõesti viljakas oleks, et siis oleks vaja teleskoop, mis oleks nii suur kui väga laia vaateväljaga. Ja sellest ei piisa, et siis avastada sellist supernovat, neid tuleb lisaks jälgida. Kuude kaupa, et kuidas nende heledus ajas muutub. Et need nii-öelda supernovad järsult, nende heledus kasvab. Ligi 20 tähe suurust, 19 tähe suurust kasvab järsult see heledus ja siis see hakkab aeglaselt langema, mis võtab kuid aega ja selle nii-öelda heleduse muutuse kuju järgi on siis võimalik neid omavahel kalibreerida ja selle tipu heleduse järgi on võimalik siis ütelda, et kui kaugel see supernova on, et sest me näeme mingi heledusega ja et kui nad on kõik enam-vähem sama heledad, siis mida nõrgemalt ta meile paistab, seda kaugemal ta peab olema. Ja kui see hakati näppude peal alguses ja natukene hiljem ka rohkem majanduslikult ja tehnoloogiat silmas pidades analüüsima, et millist instrumenti siis vaja on, siis jõuti selleni, et oleks vaja umbes 8-meetrise läbimõõduga teleskoopi. Tollal olid mõned juba olemas, mõni isegi veidi suurem, kekiteleskoobid olid Hawaii saartel olemas ja Euroopa lõunaobservatooriumis pandi järjest käiku 8-meetriseid väga suuri teleskoope, VLT teleskoope.
et tehnoloogia oli sealmaal, et selliseid teleskoope oli võimalik mõistliku nii-öelda kuluga ehitada. Ja see oli piisavalt tugev motivaator, et avastati mingisugune uus asi universumis, mille kohta igasugune seletus puudus. Et see oli see põhiline motivaator sellisel teleskoobil. Ja ma arvan, ma olin magistrant, kui ma veerand sajandit tagasi, kui ma esimest korda sellest projektist kuulsin, siis ta veel väga konkreetne ei olnud, aga et plaanitakse. Kuskil 2005-2006 olid juba natukene tõsisemad plaanid ja sel hetkel tundus see siukene tõeline astronoomia ulme, nii-öelda tehnoloogia vallas ka eriti. Aasta 2006, te võite mõelda, missugused olid arvutid tollal, ikkagi olid korralikud arvutid. Windows, ma ei tea, mis Vista jooksis seal peal või Windows XP. Head lapsed, need kasvavad Vistat naha. Ja siis tollal oli siis juba hinnatud, et kui palju see teleskoop hakkab andmeid tootma ja need olid nagu siuksed müstilised summad, aga siis öeldi, et pole probleemi. Andmemaht on kõige väiksem probleem sellel teleskoobil. Millised need andmemahud on, sinna me jõuame. Aga nime sai see teleskoop oli Large Synoptic Survey Telescope, lühendiga LSST akronüümika. Ja selliselt oli see väga kaua aega. 2015 aasta lõpuks hakati teleskoopi ehitama ja kusagil siis vahepeal, nagu tihti on kosmosemissioonidel, aga ka maapeastel, mingisugustel instrumentidel, teadusinstrumentidel, nimed muutusid. Et seal tekkis ka teistel kosmosemissioonidel on küll ja rohkem näiteid, kus nimed on muutunud. James Webbi teleskoop, Nancy Romani planitav kosmoseteleskoop ja nii edasi. On nii-öelda 2 värsket näidet. Aga observatooriumile anti Vera Rubini nimi. Selleks oli päris hea põhjus. Tegelikult ma kohe näitan. Ja ka teleskoop, observatoorium, kuhu see tehti, sai Vera Rubini nime. Teleskoop sai nime Simon, ma ei tea, Simoni või Simoni teleskoop. Aga siis see nii-öelda kaamera ja see projekt ise, et millega, mida see teleskoop siis täidab. Et sellel jäi siis LSST lühendina, aga nimeks sai siis Legacy Survey of Space and Time. See nagu kõik on muutunud, nii et kui vaadata 20 aastat tagust aega ja nüüd praegust, siis ei pruugi esimesel hetkel aru saada, et me räägime samast asjast. Ja see teleskoop sai valmis tegelikult eelmise aasta päris lõpus ja esimene valgus oli selle aasta aprillis. Nii et ehitamist alustati 2015 aasta aprillis, nüüd 10 aastat ehitati ja saadi asi tööle ja käima. Ja kevadel siis tehti testvaatlusi, juba aprillis-mais tehti testvaatlusi ja see põhjalik proovivaatlused ei ole küll õige, seal on selle koha peal viga, et need esitati nende proovivaatluste tulemused 23. juunil oli suur pressikonverents, kus siis kiideti Donald Trumpi administratsiooni ja räägiti siis sellest, et kui vinge teleskoop see on, aga teleskoop on viike. Ja Vera Rubin, kelle järgi siis nimetati, see teleskoop on USA väga tuntud naisastronoom. Nii-öelda tema kõige olulisem, võib-olla kõige suurem panus astrofüüsikasse on see, et tema on üks tumeaine avastajatest. Tema mõõtis galaktikate pöörlemiskõveraid, et kui panna spektrograafi pilu üle galaktika teleskoobi vaateväljas, siis on võimalik mõõta, millisel lainepikkusel on galaktika spektrijooned. Mingisugune, näiteks vesiniku kõige tugevam spektrijoon nähtavas valguses.
ja siis erinevates galaktika osades asub see vesinikuspektri on natukene erineval lainepikkusel ja Dopleri nihke tõttu, mis on põhjustatud galaktika pöörlemisest meie suhtes, on siis süstemaatiliselt see joon nihkes lainepikkustes. Ja noh, kui oleks galaktika puhul tegu sellise objektiga, kus kogu see nähtav galaktika sisaldaks kogu galaktika massi, siis me saaksime sellised kõverad, mis alguses seal galaktika mõhna või tuumaosa juures see galaktika pöörlemiskiirus kasvaks ja siis hakkab aeglaselt keskmest eemaldudes langema. Aga siis tegelikult need vaatlused näitasid, et vastupidi, suuremal osal galaktikatel need kiirused, pöörlemiskiirused läksid võrdlemisi kõrgeks ja püsisid väga-väga kaugetesse galaktika välisosadesse enam-vähem samamoodi. Et see on niisuguse täiesti tavapärase füüsikaga vastuolus, mis siis tähendab, et seal peaks olema mass, mis võimaldab galaktikal niivõrd kiiresti pöörelda, aga mida me ei näe. Ja sealt tuli siis see sama tumeaine mõiste. Täpselt samal ajal oli Tartu observatooriumis Jaani Einasto töörühm tegeles täpselt sama asjaga, täpselt samal aastal nad oma avastused publitseerisid, nad on sama asja kaks avastajat on, eks seal ei olnud kuskil üks ainukene inimene, et seal olid töörühmad tegelikult, aga ühel puhul oli siis Veera Rubin ja teisel pool Jaani Einasto selle eestvedaja. Ja teine on siis Ungari päritolu tarkvara arhitekt, kes tegi paljusid varajaseid Microsoft Office'i versioone näiteks ja põhimõtteliselt oli ta ärimees, kes oma äritegemisega miljardäriks sai. Tal oli raha nii palju, et ta oli ka siis kosmoseturist. Ma kahjusti, et ta ka Miri peal käis äkki, nii et ta on nende nõukogude kanderakettidega igatahes 2 korda kosmoses lennanud. Ja tundub, et ta on väga siukene suur kosmosehuviline, nii et tema andis 2000. aastate lõpus päris suure hulga raha siis selle LSST nimelise teleskoobi ehitamiseks ja tema järgi siis tänutäheks nimetati ka see teleskoop ise. Ja kus see teleskoop hakati ehitama, et kus ta siis asub? See asub Tšiilis, kahemõõtmelises riigis, millel on pikkus ja kõrgus, aga laiust ei ole. Moni on ainult ISS-il käinud, Miidru oli selleks ajaks alla lastud. Võib olla, jah. Ja üsna siin Tšiili keskosas, siin on üks USA observatooriumite grupp või teleskoopide grupp on Serra Tololo mäeotsas, aga see on Cerro Pachoni peal tipus on siis see uus teleskoop ja see on La Serena nimeline linn, kes on Tšiilis käinud, tõenäoliselt on sealt läbi sõitnud vähemasti ja siit selle La Serena läheduses on mitmeid teleskoope, õige mitmeid. Ja olime 2 ööd seal La Serenas 2019 looja. Tähtis linn oli. Jah, et mitte kohutavalt kaugel pealinnast Santiagost. Ja sükke standardkõrgusel merepinnast, et see umbes 2,5 kilomeetrit nimetatakse teleskoopide või observatooriumide puhul standardkõrguseks, et see on see, kus inimesed saavad normaalselt veel tegutseda, aga kus õhu paksus tähtede ja teleskoobi vahel on juba arvestatavalt väiksem ja pilved enamasti on allpool. Et see on selline hea koht. Astrokliima mõttes on Eestiga võrreldes see väga hea koht, super hea koht. Meil on heal aastal 100 selget ööd aastas ja kehv kujutis võrreldes selle kohaga siin. Aga VLT teleskoopide piirkonnaga või kuhu praegult ehitatakse Euroopa eriti suurt teleskoopi. Seal muidugi on umbes need 360 pluss selget ööd aastas. Et seal on väga-väga vähe pilvesöid.
ja no teleskoop sai valmis, teleskoop väljaspoolt näeb selline välja, siis linnude taustal, ma arvan, et see sama valgusreostus, seal ongi La Serena, seal teisi väga suuri asulaid ei peaks olema lähedal. Et seal ookean on nii-öelda siis seal kuskil taga. Näeb välja selline natuke futuristlik, teed mitte väga palju erinev sellest, missugune näeb välja üks Teravere teleskoopidest, selline ribiline, mis siis on passiivne termokontroll tegelikult, et see maja ei kuumeneks päeval liiga palju üle. Ja seal sees on kupli all, see skaala on umbes selline, et see kuppel on umbes 30 meetrit läbimadus. Umbes 2 korda suurem kui Teravere teleskoobi kuppel, ma arvaks. Suure teleskoobi kuppel. Ja seal sees on siis see Simoni teleskoop, see on väga hästi mitmes mõttes. Et ta on väga kerge teleskoop, ainult 350 tonni. Aga mis siis tähendab? Venemaal on esimene sellist tüüpi teleskoop, mis oli siis nii-öelda liikus üles alla ja vasakule paremale ja 6-meetrise peapeegliga. Selle liikuv osa on 850 tonni. No see on ikka päris arvestatavalt vähem. Ta on hästi kompaktne, ta on umbes sama pikk ja sama lai, mis vihjab sellele, et see on ka väga valgusjõuline teleskoop. Ja ta liigub hästi kiiresti oma kompaktsuse tõttu, ta liigub hästi kiiresti, umbes ühema vaatevälja jagu, mis on selline peopesa suurune tükk taevast, kui käsi välja sirutada, selle ta liigub siis mõne sekundiga. Et 4 sekundiga ühema vaatevälja jagu ja 1 sekund on siis see, et ta nagu perfektselt paigas oleks. Nii et hästi kiiresti liikuv teleskoop. Sellised suured teleskoobid on palju aegasemad tavaliselt. Ja see oli siis nii-öelda arvutimudel sellest asjast, aga selline näeb nagu välja, et seda teleskoopi on väga raske pildile saada, see on väga laia nurgaga fotokaameraga tehtud, sest see kuppel on ehitatud ümber teleskoobi, et seal väga palju ruumi sees ei ole. Et kuppel pöörab koos teleskoobiga, siin on see kupli ava, on osaliselt lahti. Ja selle sinise raami sees tänapäeval teleskoopidel tavaliselt torusid ei ole selle klassikalises mõttes nagu siin või seal, et on selline sõrastik struktuurid, mis on kergemad, tuul mõjutab neid vähem ja nad on tegelikult jäigemad ja võimaldavad optikat paremini paigal hoida kui selline pidev toru. Ja siin sees on siis, üks peegel on siin ja teine paistab siin ja siin midagi paistab teleskoopil tihti peale on abipeegel eesotsas, et siin midagi aimdub, et siin on ka sellist. Ja tegelikult, mis seal karu kõhus siis on, seal on täiesti sõge optikasüsteem, ma ütleksin. See on siis selline ma ei tea, siin näiteks on üks, ma arvan, Schmidt-Cassegrani tüüpi teleskoop või seal on üks Newtoni tüüpi teleskoop. Et hästi tavaline on siis see, et on peapeegel ja siis on üks abipeegel. See abipeegel suunab valguse teleskoobi torust välja, Newtoni süsteemil külje peale, on hästi levinud hobiteleskoobid või siis need Schmidt-Cassegrani teleskoobid või lihtsalt Cassegrani teleskoobid, kus siis suunatakse valgust näiteks teleskoobi tagant välja. Siis siin on väga selline omapärane süsteem, et siin on 8,4 meetrise läbimõõduga peapeegel. Valgus jõuab siia peapeegle, peegeldub, see on siis nõgus peegel, parapoolse kujuga, hüperpoolse kujuga. Ja peegeldub sekundaarpeeglile, senimaani on kõik tavapärane. Kõik, suur osa teleskoop on siuksi. Ja siis ta peegeldub see valgus sealt abipeeglilt, aga ta peegeldub selle suure peegli keskel olevale teistsuguse kujuga peegelpinnale, mis käitub nagu täitsa omaette peegel. Ja see peegeldab siis valguse selle abipeegli poole tagasi. Ja siin ees on siis tegelikult kaamera. Siin on 3 läätsega joonistatud, nüüd on kaamera detektori ees olevad läätsed. Ja kes teist on tegelenud fotograafiaga rohkem,
teavad hästi, et räägitakse suhtelisest avast. Selle teleskoobi suhteline ava on f1,2. No võib-olla teil on kellelgi omal selline kaamera siin kaasas, millel on objektiiv, mille suhteline ava on 1,2. Osadel mobiiltelefoni kaameratel on ka. Aga on natukene erinev, nagu, et kas see on selline mõne sentimeetrises skaalas olev optika või mõne millimeetrises skaalas olev optika versus siis 8 meetrise läbimõõduga optika. Sest ka sellist nii suure suhtelise avaga, see suhteline ava on tegelikult siis fookuskaugus jagatud läätse või peegli läbimõõduga. Et see iseloomustab seda põhimõtteliselt, et kui kompaktne on näiteks teleskoop või kui lühikene on fookuskaugusel teleskoobid. See on siis hästi lühikese fookuskaugusega. Ja et sellise süsteemi nii-öelda oma peeglite omavahel paigal hoidmise täpsusnõuded on väga võrreldavad sellega, mis on nendel väikestel fotokaameratel. Et selles mõttes, et seal nii-öelda väga palju eksimisruumi ei ole, see on paaril mikromeetrit. On see peeglite omavahel paigal olemise vajalik täpsus. Ja kuna siin on peeglite suurus, et see peapeegel on 8,4 meetrit, siis see abipeegel siin on ainult 3,4 meetrit läbimõõdus. Võrdluseks Tõravere suurima teleskoobi peapeegli läbimõõt on 1,5 meetrit. Ja siin keskel olev see kolmas peegel, mis on see lohk siin nii-öelda, et see on siis 5 meetrit läbimõõdus. Et see on päris suur ja see 3,4 meetrit varjab, 3,4 meetrine peegel varjab seda suurt peeglit. Et tegelikult, kui me kasutaks lihtsalt nõguspeeglit, siis see vastaks 6,4 meetrisele nõguspeeglile, millel ei oleks mingit varjamist ees. Noh, see ei ole midagi enne kuulmatut astronoomias tegelikult. Ja miks pärast seda suhtelist ava sellisena aetakse, et see oleks nii suur suhteline ava, või et see fookuskaugus oleks niivõrd lähedane teleskoopi peegli läbimõõdule, on see, et sellise suure suhtelise avaga teleskoobil on ka väga lai vaateväli. Et see oli see sama koht, et tahetakse saada suurt laia vaateväljaga teleskoopi, et see on siis see põhjus. Ja kui suur see peegel siis on tegelikult? See on siis, kui see peegel oli valmis valatud, aga veel mitte lihvitud perfektse kujuga ega poleeritud, et siis kogu see meeskond, seal oli sadu inimesi on sellega olnud seotud, ligi 1000 võib-olla. Et kui suur tegelikult siis kogu see asjandus on, et on ikka täitsa suur. Ma ei tea, siia mahub ära küll. Aga selle teleskoobi puhul 8-meetriseid peegleid on maailmas teisigi. Aga mis on päris astronoomia ulme ja see oli juba aastal 2006, sellel maailma astronoomide suurimal üritusel, kus Pluto oma planeedi staatusest lahti sai, seal oli, ma käisin sellel üritusel ise ja seal oli üks paralleelsessioon oli, mis oli andmehaldus astronoomias. Ja seal oli siis, kus öeldi, et selle teleskoobi andmehulk ei ole mingi probleem. Et probleemid on mujal. Aga jah, et see on kõige. Et sellel on kõigepealt maailma kõige suurem lääts. 1,5 meetrit läbimõõdus on siin esimene lääts. Sellel on maailma kõige suurem digitaalne kaamera. Ja kogu see asjandus on selline autosuurune asi ja kaalub 2,8 tonni. No ma ei tea, siuke maasturva. Et see on päris suur ja see on siis paigutatud selle sekundaarpeegli, see abipeegli, mis seal teleskoobi ees otsas, selle sees on auk, sealt vaatab see kaamera sisse. Et need läätsed, mis olid joonistatud, et need 3 läätse on siis siin. Ja lisaks sellele on seal ka filtrid kogu selles süsteemis, mis on päris huvitav tehnoloogiline lahendus, kuidas tasapinnalisi asjandusi silindri ees siukses piiratud silindrilises ruumis vahetada. Et see on päris huvitav selle poolest, hästi suure läbimõõduga.
ja kogu asi on muidugi jahutatud sensorid. Ja see annab nagu selle kogu selle suuruse, sest ta on umbes 3 meetrit pikk sinna. Ja kui see siis kaamera valmis sai, siis oli seda vaja testida. Nii et kõige esimene test, enne kui teleskoop tegelikult valmis oli, siis laboris pandi sinna pisikene auguga plaat ette või kus siis valgus läbi tuli. Seda on siis kaamera obscura või ma ei tea, inglise keeles on see pinhole camera, eks, et kes nii teab seda. Ja pandi siis see samunegi, see on sükene kapsas, mis on süke hästi laheda kujuga, eks. Aga seal on nagu, pea nagu fraktaalne kuju on seal, et seal on nagu hästi peenikesed detailid. Ja et seda siis nagu iseloomustada, või analüüsida, kui hästi see teleskoop siis midagi näeb. See kaamera midagi näeb tegelikult, mitte teleskoop, kaamera midagi näeb, et siis pildistati seda samustki kapsast. Et see on siuke päris lahe minu meelest. Ja vaadates ka seda aega, mis seal on, et ei ole võimatu, et inimestel oli nagu väga igav olnud. Et nad siis tulid siukse, jah, et tulid nagu siukse, minu meelest väga lahe. Niimoodi. Ja tegelikult selles kaamera sees on siis sensor, mis öeldakse, et see on maailma kõige suurem digitaalne sensor, kus siis tegelikult see ei ole mitte üks sensor, vaid see on mosaiiksensor. Et siin on näha, et see on reaalsuuruses siis ühe seal projektis osaleja käes, et üks ühele suurus, kui suur see on, et teie fotoaparaadis, kellel on siin peegelkaamerad, on võib-olla 3,6 korda 2,4 millimeetrit või 3,5, mis asja ma ütlesin, 3,5 korda 2,4 sentimeetrit. Siis selle läbimõõt on 64 sentimeetrit. See on igavesti pirakas kaamera ja iga see tükk, mis siin on ka näha, eks, iga nendest on siis 16 megapikslit. 4000 või 4000 pikslit. Üllar, ma arvan, õpetas teile astrofotograafia tegemist ja ta rääkis teile ka kaameratest kindlasti, et mis on mis ja milleks miski hea on. Et siukene üsna amatöörkaamerate sarnase piksli suurusega 10 mikromeetrit, tänapäeval muidugi on peenemad, oluliselt ka paljud. Ja jah, et see 189 sensorit selliste suurustega annavad siis kokku selle pikslite arv on siis 3200 megapiksline kaamera. Ja et see on 3,2 gigapikslit on selle samuseid kaamera pikslite arv, mis on nagu ka päris üüratu, et telefonides, mõnedes edevamates ja peegelkaamerates on ka 60 megapikslit mõnel ja nii edasi, võib-olla rohkemgi. Aga mis siis teeb kokku, et see hästi lühikese fookuskaugusega teleskoop ja hästi suur sensor annavad siis kokku selle, et selle teleskoobi vaatevälja laius on 3,5 kraadi läbimõõdus. Et võrdluseks kuu tähistaevas on, sõrm on 1 kaarekraad, nimetis sirutada käe välja, et kuu on pool sellest ainult ja päike samamoodi. Et see on nagu päris mitu korda suurem kui kuu läbimõõt. Aga pindala mõttes on jah umbes 45 korda täiskuu pindala, et see kuu on sükene tükikene, väikene tükikene seal. Ja kuigi see vaateväli on hästi suur, siis tegelikult, kuna seal on nii palju piksleid, siis tegelikult saadakse 0,2 kaaresekundit on ühe piksli peale. Meil Eestis on umbes niimoodi, et Tõraveres me oleme seda mõõtnud ka, või see tuleb mõõtmiste kaasproduktina, et meil on keskmine tähekujutis, täht on küll punkt, eks, aga atmosfäär teeb ka punktist suuremaks, et ka teleskoobi optika teeb teda punktist suuremaks. Et siis, aga meie puhul on see atmosfäär põhiline, siis meil on see 2,5 kaaresekundit. Et seal on üle 10 korra peenem see piksli suurus, aga seal on ka
tähekujutised umbes mitte 2,5, vaid 0,5 kaarasekundit on võrdlemisi tavaline. Et seal on väga palju paremad kujutised. Ja ühe pildi klõps, kes digifotokaga pilte teeb või ka suure sensoriga telefonidega teavad hästi, kui kiiresti saavad kettad täis, et üks klõps selle kaameraga on siis 6,2 gigabaiti. Natukene rohkem kui tahaks. Niimoodi. Nüüd selle esimese skeemi juures, kus siis oli see kaamera inimene seal kõrval läks, et seal olid ka filtrid, et seal on tõesti, seal on terve ports filtreid, mis katavad ära siis kogu inimsilmale nähtava valguse, mida me nimetame astronoomias klassikaliseks optiliseks aknaks atmosfääris. Et lähisultravioletist kuni siis lähisinfrapunaseni. Ja siia sellesse on kõik juurde pandud, siia on pandud atmosfääri juurde, siia on teleskoobi efektiivsus, siia on sensori efektiivsus ja see on filtrite läbilaskused pandud juurde. Ja siis tegelikult on saadud, et kokku on maksimumis umbes 100 footonist suudab see teleskoop 50 kätte saada. See on päris hea tulemus. Tavaliselt on sensor üksinda, võib-olla on efektiivsusega 80–95%, aga kõiki muid asju tihti peale juurde ei panda, siin on kõik juurde pandud. Et see on nagu ka päris hea valguse kogumise või päris hea läbipaistvusega teleskoop. Ja kogu taevas siis pildistatakse üles sellise teleskoobi, selliste filtritega. Ja kui seda võrrelda, siis nüüd ma tegin siia ühe arvutuse huvi pärast juurde, et siin on teleskoobid. Teleskoopide peapeeglite või siis objektiivide suurused. Et 1-meetrine läätsteleskoop, kõige suurem maailmas, Yerkesi observatooriumis. Ja põhimõtteliselt meie teleskoop on 1,5 meetrit tõraväres läbi mõõdnud, ta näeb peaaegu sama suur välja nagu see siin. 60 tolline oleks ta siis selles skaalas. Siis on 2,5 meetrine teleskoop, suur vinge teleskoop, millega Edwin Hubble mõõtis galaktikate universumi paisumist üldiselt. Ja nimetatud 6-meetrine teleskoop Venemaal, ehitatav, siin on VLT teleskoobid, mis on olemas praegult Tšiilis, 4-8 meetrist teleskoopi, teleskoobid Hawaii'l ja praegult ehitatav siis eriti suur teleskoop, Euroopa eriti suur teleskoop. Sellest rääkis Taavi, ma arvan teile, või vähemalt sellest kohast ta rääkis teile. Ja see Simoni teleskoop on siuke veidra kujuga natukene ja mitte nii kohutavalt suur, et on nagu rõngas rohkem see peegel ja eks see on see aktiivne pindala tegelikult. Et ta meeletult suur iseenesest ei olegi, et võrreldes kõigi nendega, mis siin on. Aga ühelgi ei ole nii suurt vaatevälja nagu sellel 3,5 kaarkraadi. Võrdlusena, et ma panin tõravere suurema teleskoobi, peegli läbi mõõdu ja siukse hästi tüüpilise hobiteleskoobi. Ma arvan, et see, mis siin on umbes 8 tolline, 20 sentimeetrine teleskoop. Hästi tüüpiline. Siis sellel suurel teleskoobil on vaateväli 3,5 kaarkraadi. Hästi tüüpiline nendel väiksematel teleskoobid, see muidugi sõltub mitmetest asjadest, aga võrdlemisi tüüpiline on 0,5 kaarkraadi. On ta siis kaamera või okulariga. Nüüd LSST teeb 15 sekundilise sarjaajaga pilte. Ja kui siis nüüd 20 sentimeetrise teleskoobiga tahta saada sama palju valgust lähtedelt, lihtsalt ühelt mingit konkreetselt tähelt, siis tuleb 15 sekundi asemel säritada 6,1 tundi. See on natukene pikem sarjaaeg. Aga seal on siis ka see, et kui nüüd tahta tegelikult kogu see sama taevaala ära katta, mida see LSST oma vaateväljaga näeb, sellise vaateväljaga, siis tuleb seal seda, et 136 pilti tuleks teha. Et 136
6-tunnist pilti, et saada sama taevaala kaetud. Nii et põhimõtteliselt see on siis 34,5 päeva lõpuks, et see on nii-öelda see efektiivsuste erinevus. See on nagu see küsimus, miks teha nii suurt teleskoopi ja nii suure vaateväljaga. See on puhtalt vaatluste efektiivsuse küsimus. Ja ma ütlen, et Tõravere selle teleskoopil on asi veel palju halvem. Sest Tõravere teleskoopi vaateväli on maksimaalselt 10 kaareminutit lähmatus. Et see oleks veel väga, väga palju pikem. Aga peegel on küll suurem, aga siiski see ei kompenseeri. Ja kuna see kaamera on väga suur, 3,2 gigapikslit, siis ta produtseerib massiivselt andmeid. Et umbes 20 terabaiti ühe öö jooksul. Saate osta poest kõvaketta, mille maht on 20 terabaiti. See maksab 300 eurot, natuke rohkem, 350 eurot. Et idee poolest ühe vaatluse andmed mahuksid ühele siuksele kõvakettale. Tundub, et seda polegi palju. 365 ööd, seal oli 270 selgelt ööd, eks see 10 aastat, kui teleskoobi on plaanitud, et see põhiprojekt käib 10 aastat, siis on 270 korda 10, 2700 sellist kõvaketast. Ma arvan, et kui siia laua peale hakata panema mingi siukse virna sellistest kõvaketast, põhimõtteliselt on see tehtav. Ja need ei ole nii kallid nüüd, et seda ei saaks sellise suure projekti juures lubada. Aga see on lihtsalt, et kuidas hoiustada. Tegelikult kõik see asjandus peab olema kättesaadav kõigile astronoomidele või paljudele astronoomidele maailmas. Ja aastas arvatakse või loodetakse, et see maht on 1,28 petabaiti, et see petabaiti on 1000 terabaiti. Ja lõpuks, missiooni lõpuks siis, või see ei ole missiooni, et tõenäoliselt see teleskoop töötab palju kauem. Lihtsalt see eesmärk uuendatakse, võib-olla instrumente uuendatakse. Aga et 10 aastaga, jah, siis kõik andmed, kõik töödeldud andmed, kõik, mida see asi produtseerib, oleks umbes 100 petabaiti. Ja selle kohta öeldi 20 aastat tagasi, see ei ole probleem. Et andmeid hoitakse erinevatel põhjustel, tõenäoliselt ka natuke turvalisuse põhjustel, aga parema ligipääsu huvides hoitakse nii USA's, kus on see põhiandmeladu, kui Tšiilis, kui ka Euroopas, Prantsusmaal. Ja mingisugused asjad on ka Inglismaal. Mitte toorandmed, aga töödeldud andmed. Küsimus. Jah. Kas siin arvutused on sees ka nende back-up'id, et ilmselgelt on duplikaadid? Ja. Hästi palju kasutatakse tänapäeval endiselt andmekeskustes magnetlinte. Väga suure mahtuvusega magnetlinte, need on väga aeglased, kõvakettaga või teie mingisuguse SSD-kettaga võrreldes väga aeglased, aga nad on väga suure mahtuvusega. Et täitsa kasutatakse. Ja see on üsna kehvalt näha siin võib-olla, aga põhimõtteliselt siis need on need andmete kodu üle maailma, nii et on sellel teleskoobil siis selline. Nii, aga me oleme praegu rääkinud sellest tehnikast, räägime natuke sellest, kuidas see teleskoop siis tegelikult vaatleb seda taevast. Et teleskoop vaatleb väga lihtsasti. Suunatakse mingisse taeva alasse. Kuidas see taevas on aladeks jaotud, on omaette suur teema. Ja seal tehakse 5-sekundine pilt või 2 15-sekundilist pilti ja mõndal juhtel ka 30-sekundiline pilt. See sõltub filtritest, see sõltub mingisugust konkreetsest, see teleskoop töötab mitmes režiimis samaaegselt, et see teleskoobi vaatlusaeg on jagatud mitut tüüpi vaatluste peale ära. On hästi levinud tänapäeval ja öö jooksul umbes tehakse 1000 pilti taevast, öö jooksul üldiselt käiakse 2 korda see mingisugune ala läbi ja rohkem kui ühe filtriga ja kogu mingil ajahetkel nähtav tähistaevas, näiteks täna, mida me täna kogu öö jooksul näeksime, kogu selline tähistaevas kaetakse ära piltidega
2 korda nädalas. Et see on kohutavalt nobedalt tegelikult. Ja seal on nüüd siis erinevad, ma näitan teile ka pilti järgmisel slaidil, et umbes pool kogu tähistaevast, kogu tähistaevas on umbes 41 000 kaarakraadi. Et see on siis 9600 kaarakraadi on see, mida siis see teleskoop vaatab ja umbes 80% oma vaatlusajast siis vaatleb seda nähtavat lõunataevast. Aga seal on ka erinevaid teisi ülevaateid, nii-öelda mikro- ja mini-taeva ülevaateid, näiteks vaadeldakse vahetult enne koitu või vahetult peale loojangut, et tabada maalähedasi asteroide, mis võivad koidiku taevas või loojangu taevas meie poole lennata, mis on üsna tüüpilised suunad tegelikult, kus neid võiks oodata. Aga ka see, et vaadelda mitte kõige soodsamaid piirkondasid taevas selle teleskoobi jaoks, aga mis on astronoomilises mõttes väga huvitavad, näiteks põhjataevas see ekliptika piirkond, siis on see piirkond, kus kohas planeedid liiguvad, et leida sealt rohkem asteroide ja võib-olla veel midagi muud. Ja on ka mõned üksikud sellised alad, kuhu siis teleskoopi väga sageli suunatakse ja kuhu tehakse veel palju rohkem pilte, et saada veel nõrgemaid objekte kätte. Aga see veel nõrgemaid objekte kätte on siis 10-aastase vaatlusperioodi lõpuks. Ja iga ala lõpuks siis 10 aasta jooksul peaks olema külastatud umbes 800 korda. Me tegelikult saame 10 aasta pikkuse kogu taevast, 10 aasta pikkuse aegrea, kus 2 korda nädalas on üks andmepunkt. Rohkem kui üks andmepunkti, meil on mitu filtrit. Igas filtris üks andmepunkt. 2 korda nädalas. Ja see on siis selline taeva, kogu taevas on sellisel projektsiooniga siin esitatud, kus siis siin on taeva ekvaator ja see kaares osa siit on ekliptika, kus planeedid liiguvad ja päike. Ja need sinised osad siin on linnutee, siin on taeva lõunapoolus, taeva põhjapoolus, põhjapoolkerat efektiivselt see ei vaatle. See on maru kahju meie jaoks, sest kui ta nii vähe sinna vaatleb, siis on vähe objekte, mida meil oleks võimalik edasi uurida mingite teiste vahenditega, mida see teleskoop ei suuda teha. Aga on näha jah, et see põhiline, siin on siis, et kui mitu ööd, eks see on siis 1000 ööd aastas, või 1000 külastust kogu aastaselt selle 10-aastase perioodi jooksul. Ja need on need süvapuurimised, niimoodi nad nimetavadki deep drilling areas või fields. Ja see on siis see põhiala. Ja miks on siis see? See on see koht, kus ei ole linnuteed või kus ei ole linnutee tolmu. Et linnutee tasandis on tolmu palju, et kui te siin, ma ei tea, neljapäeva õhtul, kes siis vaatasite, võib-olla te nägite linnuteed, et ka meil on linnutee näha, et luige tähkus kuni siis siin hamburi poole on tume riba keset linnuteed, et see on see linnutee tolm. Et siis selles piirkonnas vaadeldakse vähem. Ja see osa on siis see, kus asub suurem osa galaktikaid. Et rohelised alad on need, kus on suurem osa galaktikaid, kus linnuteed ei ole. Ja et see sama, et neid kaugeid supernoovasid avastada, selleks on vaja vaadelda galaktikaid, mis on kaugel, mida linnutee ei segaks. Aga kui ma ütlesin, et asteroidid, sest kogu selle teleskoobi, kuna ta nii tihedalt vaatleb, siis üks väga oluline eesmärk on, või oluline eesmärk selle teleskoobi vaatlusprogrammis on avastada muutliku universumi. Ja see on siis kõik, mille heledus muutub, kõik, mis liigub. Ehk siis asteroidid on näiteks, mis liiguvad, aga võib-olla ka siis planeet 9 või planeet X või kuidas iganes teda ka ei nimetata, mida loodetakse, et äkki meie päikesesüsteemi välisosades on võib-olla Neptuuni suurune planeet, mis oleks väga nõrk, liigub väga aeglaselt, mida me lihtsalt ei suuda praegu leida, sest meie teleskoopide vaateväljad on liiga pisikesed selleks, et kogu taevas piisavalt hästi katta. Loodetakse, et see teleskoop on täpselt õige tööriist selle jaoks.
ja nüüd, kes siis on, kes teavad teist, mis asi on tähe suurus, astronoomid tähte heledusi mõõdavad tähe suurustega. See definitsioon on siin all tegelikult, et noh, kõige heledamad tähed on umbes -1 tähe suurust ja kõige nõrgemad tähed, mida me ilma kuuta ja ilma valgusreastuseta selgel ööl näeme, on umbes 6 tähe suurus. Et siis ühe klõpsuga, ühe 15-sekundilise klõpsuga jõuab see teleskoop no vot selliste tähe suurusteni. Noh, 25 tähe suurus on ikka maru nõrk, see on nagu tõesti nõrk. Ja siis selle 10 aasta kõik pildid kokku liidetuna jõutakse veel 2 tähe suurust nõrgemate objektideni umbes. 2-3 tähe suurust nõrgemate objektideni. Et me näeme kohutavalt nõrku objekte ja sealt tuleb veel üks järgmine nii-öelda iva. Aga kui see teleskoop nii-öelda käima pandi, on väga vinge teleskoop, siis proovivaatlustega prooviti simuleerida siis seda, et kuidas see teleskoop hakkab töötama noh, nii-öelda ööst öösse ja millise kvaliteediga, ütleme siis andmeid see teleskoop on suuteline andma oma 10-aastase vaatlusperioodi lõpus. Et siis oli taevas mõned alad, mida pildistati, noh siis sarnaselt, et siin on siis need U, G, R ja I on filtrite nimed, milleks siis neid vaatlusi tehti ja siin on siis, et kui palju neid kaadreid tehti, et siin on 2 ala ja kui mitu pilti siis erinevates alades ja noh, üks siis oli 7 ööd aprilli lõpus, mai alguses, kus siis vaadeldi no ühte suhteliselt lähedalt väga suurt galaktikaparve, galaktikate superparve, astronaut nimetavad see Virgo superparveks selle suunas ja teine oli siis suhteliselt linnude keskpunkti suunas, mis on nagu teine ekstreem, kus on kohutavalt palju tähti. Siin selles on kohutavalt palju galaktikaid ja suhteliselt vähe tähti. Ja siin on nii-öelda 2, ma loodan, et äkki me jõuame korraks ka seda näidata, aga jah, et 23. juunil siis tutvustati suure pressiürituse käigus seda. Ja no need pildid näevad siis välja sellised, et ma ei ütle, kui palju siin neid piksleid on. No selles mõttes, seal on pikslid on päris mitu gigapikslit. Jah, et aga noh, nii-öelda suurust ma ei ütle teile. Mitu korda nii et kui parafraseerida mängufilmi Lõuad, siis meil on vaja suuremat ketast. Et see on siis nimetatud Laguuni ja Trifidi udu, mis on siis, ma arvan, Hamburi tähtkuus viimati. Ma ei tunne nii hästi seda piirkonda. Ja kes te tahate näiteks ise vaadata, need on ka kättesaadavad. See Laguuni see ei ole, aga see nii-öelda galaktikate osa, selle Virgo superparve osa on siis sellise veebiaadressiga, see QR-kood viib sinna. Nii-öelda, et sellega te saate vaadata, et sinna on tehtud selline veebiliides, millega on võimalik navigeerida, sisse suurendada kuni 1 piksli, nagu nii-öelda, et individuaalsed pikslid on näha. Ja see on siis selle teleskoobiga, selle proovivaatluste käigus avastatud asteroidide orbiitide simulatsioon on siis orbitviewer.app. Ja mida siis lõpuks loodetakse saada, et see oli nagu see esimene maik nii-öelda, mis sellest teleskoopist, seda alles pannakse käima. Et ta veel päris lõpuni, siin 2 nädalat tagasi oli üks sükane, ma ei teagi, kuidas siis oli commissioning report, et nii-öelda aruandlus selle kohta, kuidas teleskoop tegelikult töötab. Aga siis lõpuks 10 aastaga loodetakse, et suudetakse vaadata 20 miljardit galaktikat, 17 miljardit üksikut tähte ja umbes 40 miljardit tähte kokku, need, mida teleskoop ei suuda nagu 2 tähte hästi eristada, aga on nagu siiski 2 erinevat tähte, mis 34 miljonit supernovat. Ma ei tea, kui palju neid praegu selles supernova kosmoloogias on, aga võib-olla
tuhatkond, mitte kohutavalt palju. Ja umbes 6 miljonit meie päikesüsteemi väikekeha, mis on asteroidid, komeedid, igasugused sellist sorti kehasid ja loodetakse ka, et võib-olla 10–50 see hinnang tehti 2 varasema põhjal, mis siis oli see Oumuamua ja 2 I Borisov, et kahe keha põhjal tehti siis see, et kui palju neid võiks siis see teleskoop avastada, kui nüüd on 3. ka olemas, ma tehti ei tea, kas see arv nagu muutub üles või allapoole. Et see 3i atlas, mis on, eks on sellist tüüpi objekti, et selliseid peaks avastatama varakult ja võib-olla see on võimalus siis näiteks Comet Interceptori tüüpi kosmosemissioonidele, et neid külastada, sest see teleskoop näeb neid väga palju kaugemalt, nüüd on väga palju rohkem aega reageerimiseks. Aga kui me võtame võrdluseks Gaia tähekaardi või taevakaardi, mis on tõenäoliselt tänapäeval kõige parem, võib vist öelda, et seal on kõige rohkem objekte. Need on küll tähed, seal on galaktikaid on seal vähe. Siis see vaatus on 2 miljardit tähte. Et kui nüüd võrrelda siis sellega, siis on oluline edasiminek, see on jämedalt 10 korda rohkem objekte. Ja panna neid galaktikaid juurde, siis on nagu veel rohkem. Ja see tegelikult tähendab seda, et suur osa neist objektidest, mida me näeme selle teleskoobiga, inimkord näeb üldse esimest korda. Suurem osa neist on sellised. Ja hästi huvitav asi on see, et ütleme, mingisuguse sündmuse tõenäosus on 1 miljonist. Siis kui me näeme seal 20 miljardit mingisugust asjandust, siis 1 miljonist on nagu suhteliselt tavaliselt. Et see, mis on senimaani olnud nagu tõeliselt nagu haruldane sündmus, ei ole enam selle teleskoobi puhul väga haruldane. Ja need andmeid, mis me siis sealt teleskoobilt saame, tehakse tüüpiliselt väga kiiresti, osa neist tehakse väga kiiresti kättesaadavaks. Kõik asteroidid, mis avastatakse ja kõik muutlikud asjandused, supernoovad, muutlikud tähed, need saavad kättesaadavaks laiale üldsusele sekunditega, minutitega. Väga-väga kiiresti. Kas see tähendab seda, et kui mingi meie galaktikus mingi väga huvipakkuv supernova avastatakse, et siis see konkreetne toru pööratakse kiiresti sinna? Üsna tõenäoline, jah. See plaaniline otsing lõpetatakse? See on väga tõenäoline, jah. See on väga tõenäoline. Et seal on ka nii-öelda target of opportunity, et siuksed, mis nagu tulevad ja kohe oleks vaja vaadelda. Selline nii-öelda vaatlusrežiim on täitsa olemas. Ja on ka need veebiportaalid, ka see, mis linkidel saab vaadata või sai vaadata, aga nii-öelda päris andmetele ligipääsuks tuleb ennast registreerida. Ma olen selle protsessi poole peal. Ma alustasin sellega eelmisel reedel, aga ma senimaani ei ole seda lõpetanud. Et see võtab aega, aga põhimõtteliselt saab. USA ja Tšiili kodanikud saavad kõik. Aga rahvusvaheliselt on jah. Ja umbes kord aastas antakse välja suured andmeväljalastud, kus siis on kõik pildid, mis on senimaani tehtud, on kokku summeeritud ja kõik need objektide kataloogid on siis üks kord aastas antakse välja. Ja selle teleskoobi 2 kodu. Üks on siis selle vana nimega, kus on mõned asjandused, mida ei ole selle uue nimega saidis olemas ja vastupidi, et need leiab siit üles. Ma jätangi selle, see oli ka viimane slaid põhimõtteliselt, et ma jätan selle siia lahti, et kui te tahate vaadata, saate vaadata või võite lihtsalt ka selle Google'i kaudu.